alustamegi. Enne seda aga vaatame, kuidas tõlgendab nende laulu selline uus kollektiiv nagu Chocolate Samurai. Too epic to be true, but here I am with you. The spark between us wrote the plot for us. Too epic to be true. Maybe this could be heaven. Maybe I'm just a fool. Maybe we're closer than we think. And I got a clear view. I got a clear view. When I said I loved you, I meant it. It is not so hard to believe it. Too epic to be true. But here I am with you. The spark between us wrote the plot for us. Too epic to be true. Võt selline versioon veel Ninja laulust. Tere hommikust, tere tulemast. Tere hommikust. Teie kallid kaasad laulsid seda. Mis tunnetega te praegu seda vaatasite? Kuidas nad televisioonis siis mõned päevad tagasi seda esitasid? No natuke tuli ikkagi silm läks tegelikult päriselt märjaks ikkagi, kui vaatad, et ikka väga liigutav. Nad on nii armsad. See tuli nii ägedasti välja minu meelest. Ma isegi kuidagi, ma teadsin, et see tuleb kindlasti lahe, aga see tuli veel lahedam, kui ma arvasin, et see tuleb. No Lauri oli mega närvis. Mina ei teadnud, et ta laulab nii hästi. Ta laulab väga hästi. Ja mulle väga paljud tulnud ütlema, et issand, Lauri. Jaa. Tõesti nagu, aga ta oli väga närvis tõesti, ta võttis väga tõsiselt, et noh. Nad kõik võtsid väga tõsiselt. Kas te treenisite kodus neid? Nad ise treenisid, jah. Nad tegid trenni. See idee sünd on ju päris naljakas, et me käisime Pireti ja Egertiga õhtustamas ja pärast seda läksime korraks meie juurde ja siis Karl võttis kitarri kätte ja hakkas lihtsalt seda lugu laulma. Ja Egert hakkas ka seda lugu laulma. Ja siis Piret ütles, et kuule, aga võiks päriselt laulda. Teeme ära. Ja siis Piret helistas järgmine hommik mulle, ütles, et meil üks mõte, et äkki poisid võiks seda lugu üldsegi kuskil esitada ja siis tuligi see. Ja siis läks pall veerema ja lõpuks saigi teoks ja nii äge. Väga äge. Olete te teistpidi ka teinud, et teie nende laule? Huvitav, nad ei ole kutsunud. Ei ole tõesti. Nad ei ole nagu tõesti, miks nad meid kutsunud? Kuulge, aga Eesti Laul on ees. Tere tulemast Eesti Laulule. Mis selle loo sünnilugu on? Sven Lõhmus on kirjutanud selle spetsiaalselt teile või kuidas see oli? Ja see spetsiaalselt meile ja tegelikult spetsiaalselt Eurovisiooni jaoks. Et ikkagi see oli see algülesanne ja meil oli mõte kohe siis üle aasta tagasi ikkagi on ju, et võiks minna jälle ja ta oli meiega nõus, et võiks minna. Ja siis ta tegi sellise loo ja üks hetk ta kutsus meid siis stuudiosse ja ütles, et mul üks demo. Ja siis ta mängis meile seda ja siis me olime kõik. Me olime müüdud. Me olime kõik nii, et olgu. Sest minu arust selle loo sõnum kuidagi väga kõnetab mind ennast, et me ei olegi oma bändi ajaloos varem nii helget armastuslugu laulnud, aga me ise oleme kõik, eks ju, nagu me nägime alguses ka, eks ju, me oleme õnnelikus suhtes kõik, et sükest jällegi mingist südamevalust me oleme oma karjääri jooksul väga-väga palju laulnud, aga see on jah selline nagu 100%, et jess, armastus on ilus, need epilised hetked kahe inimese vahel on ilusad, et selles mõttes kuidagi väga õigesse kohta maandus see lugu, ma arvan. Te tegite väga ägeda kampaania sotsiaalmeedias ka. Kas sinna tuli selliseid klippe, nagu te arvasite, selliseid helgeid hetki inimeste oma Muidugi tuli. Aga vaatame natuke seda klippi ja räägime siis edasi. Niisiis, te olete kokku pannud siis valiku sellest, eks ole ju? Too epic to be true. But here I am with you. Ja juba tuleb pisar. The spark between us wrote the plot for us. Too epic to be true. Maybe this could
Piret, sinu lemmik ikka. mis see tähendas sinu lemmik? Nick Carter oli kunagi minu seal Backstreet Boys. See oleks ka minu epic moment. Suur fänn. Ma kui nägin seal, siis ma mõtlesin kohe su peale. Oi, Piret. ahah, mis see nüüd on? Vaat Euroopa Parlamendi ees abiole ettepanek. Too epic to be true. Oskan kommenteerida, see on väga keeruline pits lihtsalt, et kui see valmis sai, siis see on väga epic. Ma olen nõus. no ja kes see muu võiks olla kui Tänak, eks? Maybe I am so reckless. I don't play by the rules. Maybe we're closer than we think. And we've got a clear view. Fännipildid ka. Vot see on nii tore. No vaata selle tüdruku rõõmu. It's not so hard to believe it. Too epic to be true. Here I am with you. millest see räägib teile praegu, kui te vaatate neid hetki, kuidas inimesed on seda tõlgendanud, seda eepilist hetke, seda suurt hetke minu elus? Et millest see räägib teile? See näitab minu meelest seda, et õnn on ikkagi nendes väikestes hetkedes, nendes tegelikult üsna tavalistes igapäevahetkedes. Et siin need näitajad. jah, et olid tavalisemad ja erilisemad hetked tõesti ja väga liigutav. Ja just see mõte jah, et teinekord vaatadki, et on ilus pilt, inimene on päikeseloojangu ees kuskil põllul ja see hetk oli tema jaoks see. Et äge. Siin olid üsna mitmed hetked, kui tehti abielu ettepanek. Mismoodi teie elus see läks ja missugune ootus sinul sellele hetkele on? Ootan huviga. Sul läksid silmad märjaks? Mul läksid korraks lihtsalt selle, ongi, et see mõte, et tegelikult elu on nii täis elu ja kui sa näed neid hetki, siis liigutavad. Missugune see hetk teie elus siis oli, kui abielu ettepanek tuli? Mina olin Egertiga, me olime Fääri saartel, väga ilusas looduskaunis kohas, matkasime päev otsa ja jõudsime sellise ookeani ja järve ja kose kokkusaamispunkti, mis siis oli Egerti poolt väga läbi mõeldud, et kuna mina olen järvis, sihuke veeteemaline asi võiks nagu haakuda minuga hästi, eks ju, et siis ta viis mind jah sellisesse spetsiaalsesse kohta, kus ta siis tegi mulle ettepaneku. Laskus põlvele? Jah, oli ja selles mõttes me panime veel kaamera käima, et kõik jäädvustada või tema pani, tähendab, mina ju ei osa midagi kahtlustada, et jäädvustada see ilus hetk, aga siis pärast tuli välja, et Egert oli lihtsalt nii närvis, et unustas selle käima ikkagi panna, nii et see hetk on ikkagi ainult meie kahe vahel. Vot. Ja minul oli see moment siis Lauri vanemate juures Rakveres jõulupühade ajal ja kuuse ees niimoodi, et lihtsalt oligi nii, et ma tulin ala vetsust vist välja ja ta oli seal ühe põlve peal ja see kõik oli väga nagu ootamatu. Ja ma tõesti, see oli tõesti selles mõttes hästi nagu selles mõttes tavaline, aga super eriline ikkagi ja teisalt ma tean, et ta oli käinud, ta pärast ütles, et ta oli tegelikult mingi mitu päeva käinud see sõrmus nagu taskus, et ta ei suutnud enam tagasi hoida, siis ta lihtsalt nagu ei suutnud, ta pidi seal lihtsalt ära tegema kohe nüüd ja siis see oligi nagu seal, meile elu lõpuni meelde tõesti Lauri vanemate kodus, kus meil väga meeldib käia Rakveres kuuse all. Väga romantiline. Ja ta oli väga-väga ilus ja liigutav. Ja kes teab, missugune sinu jaoks see hetk olema saab? Ootan põnevalt. Aga rääkides sellest hetkest, mis on suurem kui elu, lisaks nendele, mida te praegu jagasite teie elus, siis mis see hetk on? Lapse sünd. Loomulikult. Täiesti nõus, et emaks saamine ja lapse sünd. Sellest ikkagi midagi eepilisemat. Elu muutev. See on jah, transformatsioon naise jaoks. Ja teil on 3 peale 7 last. Jaa. Kas emadust ja muusikuks olemist on lihtne nagu kokku panna ühte lausesse, ühte ellu? No ma arvan, et ükskõik mis tööd või lapse vanemlust on mingitel hetkedel keeruline kokku panna ja on väljakutseid aga ma olen ka positiivne selles mõttes, et alati usun, et pingutuses inimene areneb ja ma ütlengi, et see ongi tegelikult pingutus on ju väikseid lapsi samal ajal kantseldada ja tööd teha ja karjääri teha, aga see on ikkagi väga südant täitev, et selles mõttes ma ei vahetaks
seda rolli küll mitte kunagi millegi muu vastu. jah, et me enam ei tee seda asja ainult endale, aga lastele ka, sest noh, ma arvan, et me kõik vist saame öelda, et meie lapsed on samamoodi väga suured fännid ja elavad meile tulihingeliselt kaasa ka kõige pisemad, eks ju. Et kuidas see välja näeb? Sinu väike mumma on vist 2-aastane, jah? jah, ta saab aprillis 3, aga ta tõesti, ta teab, et emmelaul on Too Epic Duty 2, mida ta oskab kaasa laulda ja siis ta teab ka Issi laulu, mis on siis Cuba Libre, mis talle meeldib väga, aga ta on tõesti väga suur fänn, aga ta on rohkem Issi fänn kui emme fänn praegu. Aga teisipidi ma tahtsin seda veel öelda, et vähemalt minu kogemuse põhjalt mulle tundub, et lastega kodus olemine annab naisele ja emale mingit teistmoodi jõu. Et kui sa selle perioodi, selle vaakumperioodi, mis on see esimesed 1,5–2 aastat, kui sa selle oled kodus ära, siis sa tunned, jah, nüüd ma teen, nüüd ma tahan teha, et see kuidagi see niisugune väljajäämise tunne või selline isoleeritus, mis natukene lapsega kodus olles tekib, et see sunnib sind kuidagi sealt nagu tagasi tulema nagu ja rohkem pingutama. Ja kas ei ole ka see, et sa aega kasutad nagu teistmoodi, et sa suudad nagu kõiki asju korraga teha ja manageerida ära? Ja igal juhul, et see, ma arvan, see manageerimisskill ikkagi ajaga siin nagu kõigile ma mõtlen ka, et mida ma enne last tegin üldse, mul on nii palju vaba aega, mida ma tegin, ma ei tea. Ei teinki midagi väga. Ma ei teinudki. No Eesti Laul on järgmise nädala lõpus, aga veel nädalake edasi sealt ja te sõidate Tšiili. Ja te lähete Viña del Mar, sellise nimelisele Ladina-Ameerika kõige suuremale, kõige vanemale muusikafestivalile, kus te tegelikult kord olete juba ka käinud ja te ei lähe mitte näitama, kui lahedad ilusad naised te olete, vaid te lähete võistlema ja te olete valitud vist 6 finalisti hulka, eks ole? Just nimelt ja me ikkagi lähme Eestit esindama taaskord, et see on ka väga uhke selle asja juures, et see ei ole ainult esinemine, vaid Eesti esindab. Ja te lähete juba teist korda. Kusjuures see mastaap ei ole üldse väiksem kui Eurovisioonil. Te on mingi üle 200 miljoni umbes vaataja ekraanide taga ja kuulajaid raadios pluss veel... Koha peal on ka 20 000 just, ma tahtsin öelda, et jah, oleme seal vähemalt 2 õhtut oleme siis ja kui pääseme finaali, siis ka 3. ja 4. õhtu. Et ja koha peal siis iga õhtu on ka 20 000 inimest publikus. Mis oli huvitav selle publiku kohta, me tegime just siin natukene intervjuusid Tšiili inimestega. Nad ütlesid, et see publik on, ma ei teadnud seda varem, et The Monsteriks kutsutakse seda publikut. Et nad võivad su nagu hävitada, ära süüa. Et nad annavad sulle kohe märku, kus sulle ei meeldi ja kas nad andsid ka vihjeid nagu, mis ei meeldi või millele just nagu... Ei andnud vihjeid, aga nad lihtsalt ütlesidki, et et eelmine kord, kui te olite, et teil läks nii hästi, et te Monsteri nagu enda poolele, et kõik läks teil super hästi, teid võeti nagu ülistati ja kiideti ja võeti omaks, et loodame siis sel korral ka nii läheb. Eks näis, mis see Monster arvab meist. Igal juhul paneme jällegi 100-ga. Muidugi. Kuulge, aga loomulikult te olete kohal ja teil on pillid kohal ja teil on Tummar Porka kohal. Me oleme tänulikud kõik, et te tulite, et te seda laulu täna hommikul meile esitate ja kes teab, just nimelt see laul võib olla Eesti Laul 2026. Loodame. Õidlat Vihku, palju edu teile, aitäh tulemast!